tere kõik head kuulajad-vaatajad, algab podcast Peegeldused, hooaeg 2, episood 10 ja Müstik ja Merlia on jälle siin järve ääres arutamas ikka, mida me ikka arutame, põnevaid teemasid, mis meile endale põnevust pakub ja mis me vaatame, mis tuleb igasugustest nendest sessioonidest esile, aga mida me ka igapäevaelus märkame, kuidas need töötavad või siis kuidas nad ei tööta. Ja täna me räägime sellisest põnevast teemast nagu kontekstipõhine kurtus, see vist on meie enda pandud pealkiri, see ei ole mingi meditsiiniline termin või kuskilt sellisest kohast pärit, vaid äkki sa avad meil, Liia, seda teemat, mis asi on kontekstipõhine kurtus? Kuulmispuue. jah, tere minu poolt ka. No mida tähendab sõna kontekst? Äh, Mhm. Kõigepealt, see on ilmselt miski, mis on siis teatud teemast, kindlast teemast või mõttest kantud. Ja kontekstipõhine on siis mingid teatud teemal, teatud nii-öelda ideede sellises kogumikus. Ja nüüd, mis see kurtus tähendab? Põhimõtteliselt, et ei kuule, ja kui see nüüd kõik kokku panna, siis see tähendab seda, et tänu alateadlikele mustritele, mis ma juba nüüd panin ise juurde nüüd siia, aga põhimõtteliselt tänu alateadlikele mustritele on nii, et me teatud asju ei kuule. Mitte ainult meie, vaid üldse kõik siis need, kellega me siis suhtleme, samamoodi teinekord teatud asju lihtsalt justkui nagu voolaks kõrvadest eemale, kas aga sa oled need on ise siis seda kogenud, teatud teemad. et vot sina ei kuule mingis kontekstis? No, seda on raske endal ilmselt kogeda, et nagu vot neid teemasid ma ei kuule, sest kui need on alateadlikud mustrid, mis tähendab seda, et ma ei pruugi nendest teadlik olla ja ma ei pruugi ise teada, kus on mul siis nagu need teemad, mida ma ei taha kuulda. Aga kas sa oled siis Aga partneri puhul seda tajunud, et ta ei kuule mingeid teemasid, mida sa räägid talle? ma arvan, et ma olen partneri puhul seda tajunud aga ma ei oska praegu Ja mitte tuua ühe ühtegi, korra. aga ma ei oska konkreetset näidet tuua, aga mitte ainult partneri puhul, vaid ma olen ka sõbrannade puhul, õdede puhul ja igalühel on need kohad täiesti erinevas kohas. Ehk siis need teemad või need kontekstid on väga erinevad, kellel miski ja ilmselt sellepärast ongi need väga erinevad, et kes on nii-öelda millises teemas siis pihta saanud, kus neil lööb välja mingi selline alalhoiuinstinkt või ellujäämise muster, et aga kuidas see mõjub, see kurtus, mis see tähendab, ei kuule mitte midagi või? Täitsa jäängi kurdiks. Just kuulsin ja ei, enam ei kuule. loomulikult sa kuuled, keegi ütleb sulle näiteks, et ma lähen poodi siis sa kuuled, et ahah, ta ütles, aga see nagu ei, sa ei hakka töötlema seda, see ei jõua sulle kohale. Järsku on, kus käisid nüüd siis? Ma ütlesin ju sulle, et ma lähen poodi. Ma ei ole mitte midagi kuulnud. Ei no ma ütlesin, kas me hakkame salvestama nüüd või, et mis ma räägin sulle et noh, et nagu selles mõttes ongi niimoodi, et kahekesi suheldes on väga raske siis tuvastada pärast, et kes ütles mida, kes kuulis mida. Aga ma olen suhelnud ka teiste inimestega, kes juba ütleme, et võib-olla on terapeudid ja on harjunud juba nii-öelda seda peegeldamist ja tagasiside siis nagu nii-öelda tekstilist tagasisidet saama. Ja teinekord on teinud sellist katset, et küsib nagu, mida sa kuulsid, mida ma sulle nüüd just ütlesin. Ja siis sealt tuleb vastu nagu täiesti midagi muud. Noh, näiteks ma arvan, et see läheb ka sinna kontekstipõhise kurtuse alla, et keegi ütleb sulle midagi, aga sina tõlgendad seda nagu noh, täiesti teistmoodi, ehk siis me ei mõista üksteist või siis nagu keel justkui läheb nagu täiesti erisoodu nagu mõlematel siis mulle, suhtluspooltel. mulle tundub, et see kohati on isegi täitsa niimoodi, kui ta on ikka väga tugev on, siis ikka nagu täitsa nagu isegi reaalselt nagu ei kuulegi. No, ma lihtsalt räägin enda kogemusest, et
noh, enda sessioonides, kui on olnud sellised need holograafilised sessioonid ja noh, kuidas need sessioonid need käivad nii, et noh, me ütleme mingi väite ja siis vaatame siis, kuidas alateadvus selle peale reageerib. Ja kui mul on olnud nagu sellised nagu positiivsed laused, mis võib-olla ei olegi pikad laused, 4-5 sõna. Ja siis see nii-öelda sessiooni läbiviija ütleb mulle, et aga palun ütle nüüd see lause ja siis ütleb selle lause ta. Ja ma kuulen, et on esimene sõna, ma kuulen, et on teine sõna ja lause lõpp kaob mingi udu sisse ära, nii et ma ei saa nagu seda lauset järgi öelda, sest ma nagu ei kuulnud seda lauset. Ma sain aru, et ta rääkis, tundus isegi, et oli eesti keel, aga kuhugi kadus ära see lause lõpp ja ta hajus mingisse udusse nagu, või siis ma pean tohutult tahtejõudu pingutama, et kuidas see oli, et seda taas korrata või töödelda seda lauset. Mhm. Et see on see, kuidas ma olen ise märganud ja enne seda holograafilist tööd ma üldse ei teadvustanud, et selline nähtus on olemas. Teatud teemas või siis nagu ütleme, teatud kontekstis võib tekkida selline efekt, et ma ei kuule, mida mulle öeldakse. Ja samamoodi, kui mina räägin kellelegi ja puudutan mingit tema jaoks nagu sellist noh, alateadlikult väga turbulentset teemat, siis ta hakkab hoopis oma mingit juttu pea sees rääkima ja ta üldse ei kuule enam, mis ma nagu räägin või ühesõnaga, mis infot ma talle edastan. Või siis on see, et ma märkan, et ma räägin kolmandat korda sama juttu nagu samale inimesele ja iga kord kuuleb nagu esimest korda seda. Mhm. Oled Mhm. sa ka seda märganud? Ja seda ma olen märganud. Aga noh, Jah. ütleme nii, et ma proovisin tuua nüüd nii-öelda siis ütleme tavaelust näiteid, et mitte nagu võib-olla nagu nii-öelda sessiooni kontekstis siis Mm -hmm. No aga et tavaelus ma tooksin ise sellise näite, noh näiteks, et noh, a la ma näiteks räägin sulle, et näiteks sina räägid, et öö, ma ei tea, näiteks autodega seoses, näiteks räägid, et oo, et ma tahan endale auto osta ja siis ma ütlen, et aga nüüd on olemas selline automudel, millel on see ja see funktsioon ja siis sa niimoodi ahah, okei. Ja siis järgmine kord sa räägid jälle, vot ma tahaks sellist autot, millel oleks selline funktsioon, siis ma ütlen, jah, see ongi olemas, et näe, see on selline auto ja sellel on see funktsioon. Ja siis me saame kolmandat korda kokku, siis ütled, ma tahaks endale ühte sellist autot, millel oleks see funktsioon ja siis ma ütlen, et ma olen juba 2 korda rääkinud, et see on juba olemas. See tähendab, et see ei jõua kohale, see, mis ma ütlesin selles teemas. mulle tundub, et siin on nagu kaks erinevat asja, noh, praegu mulle tundub niimoodi, Jah. et üks on siis see, et mul lähevad mõtted mujale. Täna hommikul just oli, sa rääkisid pikalt-laialt midagi, ma isegi ei mäleta, sest mul läksid oma mõtted nagu Jah. rändama juba nagu oma asjade juurde, onju. Ja siis, aga siis noh, nagu sujuvalt on ju, tulin nagu tähelepanuga tagasi, aga see ei olnud mitte see, et noh, et see kontekst nagu konkreetselt see teema tekitas Vaid minus nii lihtsalt, et kui mina räägin, siis sul tavaliselt läheb ära. nii pikalt läheb, et siis nagu ja siis vahetajal vahel ma olen harjunud veel ka, et või te ütled midagi, et teine saaks aru, et noh, et ja ma olen sinuga kaasas, onju. Aga pärast, kui noh, et mis ma nüüd rääkisin, siis nagu et tegelikult ma ei tea, ma kogesin ise seda lapsena. Et näiteks, et emalt tahtsin midagi teada saada või nagu, et ema, kas me võime täna selle tädi juurde minna külla, no meil oli üks naabritädi, kelle juures meile väga meeldis käia õega ja noh, tagantjärgi ma saan aru, ema oli mõtetes, töölt tulime, lasteaiast tulime ja ema muidugi ütleb. Ja siis õhtul me paneme juba riidesse õega, noh, nii õnnelikud on ju. Ja ema küsis, kus te nüüd lähete? Me oleme ju selle tädi Niinale külla. Ei. Ja siis nagu selline šokk, et oot, et me ju rääkisime, et me läheme külla. Aga see oligi see, et ema läks lihtsalt oma mõtetesse ja ta ütles automaatseid selliseid vastuseid meile, mis nii hästi sobisid nagu noh, meile tol hetkel on ju. Ja me jätsime rahule ja me saime aru, et ema interakteerus meiega. Aga teine asi on nüüd see, et sul iga kord teatud teema läheb nagu kõrvust mööda.
et vaata, aga see on natuke konkreetne teine. kontekst nagu läheb just jah, mööda, mitte nagu jah, suvaliselt, vaid jah, jah. seesama sarnane lugu, mida sa rääkisid, no enne kohe läheme konteksti juurde, aga lihtsalt üks lustakas lugu kooliajast meenub ka, et mis on nagu nii-öelda lugu elust enesest, et peale suvevaheaega saavad siis kaks sõpra kokku koolis jälle, see ju Otsa koolipäevilt ja siis, ja ma siis mäletan üks seda. küsib, oo, no jälle noh, suvi on möödas, no tšau, et kus läheb, noh, mis suvel siis tegid? No siis teine räägib, et kus ta käis ja kellega koos seal mingid seiklused olid ja nii edasi. see kuulab ja noogutab kaasa ja nagu ka ja siis, kui ta jutu lõpetas, siis aa jah, väga huvitav, kuule, aga mis sa suvel tegid? et vahepeal tal läks ka oma mingi lugu käima ja noh, siis meenus, et mingi küsimus oli õhus, mida ta tahtis teada. aga kontekstipõhine, jah, meid huvitab just see, et konkreetses teemas alati kaob kuulmine ära või siis selle kuuldelise info töötlemine ära. See on natuke teine teema. Või noh, ühesõnaga see on veel, ütleme siis, võib-olla mitte teine teema, aga seal on mingid eripärad ja Mhm. need tulevad siis konkreetselt mingitest alateadlikest mustritest, et teatud konteksti sinu aju ei suuda kuidagi nagu töödelda või nagu mõtteprotsessi on seal nagu nii läheb uduseks. ja et alati, kui keegi sellel teemal midagi ütleb, siis nagu ei suuda nagu enam jälgida, sa ei suuda seda, no sa isegi võib-olla tahaksid jälgida, mida teine räägib, aga lihtsalt nagu ajus on nagu udu vahel, et jah, võib-olla või sa siis oskad. teine variant on see, et inimene läheb kohe emotsionaalseks selles teemas ja hakkab emotsionaalselt selles teemas rääkima, nii kui sa puudutad seda teemat, kas siis, jah, või siis inimene tõmbub endasse, ei suhtle üldse enam. noh, ühesõnaga suhtlemine lõpebki selles kohas, nii kui sa ütled, et nüüd on see suhtlemise kategooria on see teema, põmp, kohe on suhtlus läbi ja rohkem ei olegi mingit suhtlust. või siis inimene hakkab hästi emotsionaalselt just nagu kellegagi vaidlema ja siis sa mõtled, et kellega ta vaidleb, et ma üldse ju ei rünnanud teda või midagi. aga selles teemas on salvestunud mingi noh, sihuke võitlus või võitlusenergia või ärev väljendus. inimene hakkab kohe ärevalt ennast väljendama, nii kui sa sinna teema vastu lähed. kogemata kasvõi mööda minnes, see võib teinekord täitsa ära ehmatada, et sa räägid nagu lihtsalt, kuule, see teema ja teine läheb kohe nagu põlema, kuhu ma nüüd vastu läksin. see puudutab seda teemat, mis praegult on kuidagi mul, ma ei tea, kuidas sinul, aga sessioonides väga palju tulnud just seda esile, et ma nüüd nagu loobun suhtedünaamikatest, näiteks ma loobun loomast suhtedünaamikuid ja siis seal on nagu nüüd erinevad variandid, näiteks kus ma olen tundnud, et ma pean alluma, et ma peaksin siis ennast kogu aeg hakkama sellest allumisest välja võitlema. nagu seda sellist konkreetset nagu sellist konteksti on viimasel ajal päris palju tulnud. seal võib ka teisi asju olla, aga hästi tihti tuleb just see nagu allumine, et meist käivitub siis mingi ja ma arvan, et see on natukene selle kurtusega seotud. ehk siis üks asi on see, et on mingi kontekst, mida sa nagu ei kuule. aga seal ongi see, et sa ei suuda seda ka mentaalselt tegelikult seda konteksti töödelda. ja siis sul on nagu tekivad seal mingid ärevused, et noh, ongi, et sul tuleb väekeskusest või mingi, ma pean võitlema hakkama, et siis ongi, kas ma kapseldun või vastupidi, ma nüüd hakkan hullult siin nüüd noh, aga ma näitan või siis mul on trots või noh, midagi. ühesõnaga, et tegelikult on sama teema, see võib kõikides tšakrates mingil moel väljenduda. et jah, noh, mida see teha võib, noh, selline kurtus päris suure segaduse tekitada suhtlemises. et noh, sa ütled mulle midagi, sulle tundub, et ma kuulsin, mida ma ütlesin. tuleb välja, et ma kuulsin hoopis midagi muud, mida sa taotlesid ütelda oma ütlemisega. mina kuulsin seal mingit hoopis teist taotlust või teist mingit asja ja siis reageerin sellele, mida ma ette kujutasin enda sees, noh, et mida sa ütlesid. töö kontekstis see võib päris suure segaduse korraldada, noh, et kolleegide vahel üks ütleb midagi või tööandja ütleb mingi tööga seotud käsu ja pärast vaatab, et issand, mis nad tegid nüüd, et ma üldse ei öelnud ju sellist töökorraldust, mida nad hakkasid mida nad hakkasid ellu viima hoopis midagi muud, mida ma ütlesin, et tuleks viia.
aga siis võib arvata, et kui see on nagu, ma panin tähele ka, et praegu sa ütlesid hästi palju, mida ma kuulsin, mida ta ütles, et see on nagu seotud siis väljendusega, et just see, et mis mulle tuleb väljendusest, minule tuleb sissepoole nagu, et noh, Mhm. see, sest me ju võtame seda vastu, eks ju, kõrvadega, et seal on nagu midagi on olnud, mida sa oled kuulnud, mis on loonud nagu selle hästi tugeva ebakõla ja siis sealt lähevad kõik need teised tšakrad nagu Või siis tugevalt on välja. see, et see ka oluline, kes ütleb, noh näiteks, et või kuidas ütleb, noh näiteks, et kui keegi, no a la näiteks meesterahvas või naisterahvas ütleb mingi teatud energiaga teatud Mhm, teemas, ma ei tea, noh näiteks väga lihtne näide, noh näiteks, et ema hästi kuidagi resoluutselt ütles teatud energiaga, nii, nüüd sa pead oma toa korda tegema. siis kui partner tuleb nagu natuke siukse resoluutsema energiaga, et kuule, teeme nüüd täna toad korda, siis alateadvus on kohe, poiss, noh, mis see nüüd oli või mhm, noh, umbes nagu oleks, ei tea, mida öeldud on ju, ja võibki juba tühjast nagu suur tüli tekkida või arusaamatus nagu, kui midagi erilist nagu ei toimunud, on ju. mhm. Aga noh, see tundub praegult, et nagu noh, see on nii väga otsene, aga tegelikult enamasti need asjad on nii kavalad, et me ei mäleta neid ja siis tihti nagu, mis partner ütleb, ma ei mäleta, et tegelikult mul kuskil kõrvas kumiseb midagi lapsepõlvest, keegi ütles midagi sarnast. noh, see ei pruugi ainult ju ema olla, see võib olla mingi jah, kasvõi kaaslane, noh, kuskilt ma ei tea, koolist või õpetaja, no see neid variante on ikkagist suht palju, muidugi enamasti on need ema ja isa, aga siiski neid variante on veel ja me ei mäleta enam ja siis me arvamegi, et tegelikult probleem on nagu partneriga suhtlemises, aga tegelikult on seal taga hoopis veel mingi midagi lahendamata lapsepõlve, asjad. midagi suhtlemise ja kuulmisega seotud teemad. ja tundub ka, et noh, kui me rääkisime siin õhku on ju mingist siuksest ärevast väljendusest või sellisest, no mis iganes, käskivast väljendusest või vihasest või no mis iganes sihuke negatiivne. aga tundub, et see töötab ka selliste koherentsete ja positiivsete asjade puhul, et mõnes kohas tundub, et nii tugev negatiivne sisekõne salvestunud, et keegi ütleb midagi tunnustavat või positiivset, siis inimene nagu ei kuule seda. nagu see fenomen on ka, et või tal on raske seda kuulata. noh, nagu ütled talle, et kuule, sa teed seda nii hästi või ma tahan või vot selles sa oled väga hea ja sa näed, inimesel on kuidagi nii ebamugav seda kuulata, et see ei lähe üldse kokku nagu sellega, mis ta ise on võib-olla enda sisekõnest, mida ta ei teadnud isegi, et tal see on. aga siis, kui teda hakatakse kiitma või tunnustama, siis tekib mingi sihuke tohutu mingi töötlus inimese süsteemis, lõdvestus kaob ära täiesti. Mhm. no see on veel eraldi teema, et näed, sessioonidel näed ka tihti, et ütled inimene, noh, ütle, et ma tunnustan ennast, noh näiteks, et ütle, ma tunnustan ennast. ja mis see siis ära ei ole, igaüks on, muidugi ma tunnustan ennast ja no ma võin vabalt endale öelda, aga siis on niimoodi, et äh, ma, no tegelikult on ikkagi väga raske öelda, on ju, ja neid kontekste on väga erinevaid, igalühel on jälle erinevad kohad, aga see tunnustamise koht on väga-väga tihti väga-väga paljudel. noh, neid on veel, ma väärtustan ennast ja nii edasi. et nojah, kas sest see selle on nii tunnetusega baasiline asi seotud, nagu tunnustuse saamine, see on nagu armastuse saamine, noh, et selle ümber aga on ma nii palju just, ma seoseid. ennast, noh, ennast, ma ise peaksin ennast tunnustama, aga, ja tegelikult seal nojah, ongi aga see on ju alati väljast tulnud ju. mm. ma olen sõltunud ikkagi ema tunnustusest, isa tunnustusest, lasteaia õpetaja tunnustusest, õpetaja tunnustusest, eakaaslaste tunnustusest. kuidas ma siis nüüd äkki ise saan seda tegema hakata, see on alati ju kelleltki justkui teistest sõltunud. Mm -hmm. noh, jah, selle võib-olla peaks täitsa eraldi teemaks võtma, aga ma just mõtlengi, et kuidas see selle kurtusega on seotud, et vaata, kui sa noh, et sa teatud asju sa ei kuule, teatud asju sa ei saa välja öelda, noh ja kui no ma mõtlen selles mõttes väljenduskeskus on kurtusega, sama. et, et ma nagu ei kuule seda tunnustust. ja siis võib-olla sa ütled 10 just korda tunnustad sinna mind tahtsin jõuda. mingis kontekstis, sa oled mind 10 korda näiteks tunnustanud Mhm. ja siis ma ühel hetkel ütlen sulle, keegi ei tunnusta mind selles kontekstis mitte kunagi. ja siis ütled, mis asja, ma olen nagu korduvalt ja korduvalt nagu tunnustanud sellest teemat. siis sa saad aru, et kuule,
ta ei kuulnudki seda, ta pole kunagi kuulnud, et ma tunnustan teda sellest teemast, kuigi sa tead täpselt, et sa oled noh, korduvalt tunnustanud ja inimene nagu ei unustab selle ära või nagu poleks kunagi kuulnud ilmselt ei selles kuule kontekstis. seda või siis ei pane tähele, noh, võib-olla isegi nagu no kuuleb, just, aga aga miks ei kohe pane läheb ära. tähele miks ei pane tähele, mingeid asju me paneme kohe tähele ja mingid asjad siis jah, kaovad ära et see on ikka see, et alateadvus ei lase seda nagu infot läbi või ei lase seda töödelda, ükstapuha, on ta siis positiivne või negatiivne. et huvitav, et kas seal on nagu energeetiliselt on seal nagu vaakum või siis teine variant võib olla, et ongi nii suur see turbulents, noh, et seal, et noh, ei ma taha arvan, et seesama pealkiri, tule. mis täna on sellel podcastil, kontekstipõhine kurtus, et see on nagu selle kontekstiga on seostunud, et ma ei kuule seda selgelt, see moonutub. kas see, mida ma kuulen, moondub järeltöötluses, see saab mingi muu tähenduse, mida ütleja ütles, või siis ma päriselt nagu ei kuulegi, seda nagu poleks olnudki. Mhm. et Jah. see nagu, see nagu üllatab, ma arvan, inimesi, noh, et no kuidas ma ei kuule ja kuulen ikka ju, kuulen, ega ma kurt ei ole ja siis see nagu üllatab, et on tõepoolest on mingeid teemasid, kust ma regulaarselt ei kuule või ei töötle seda, mida ma kuulen. Mhm. Et see teadvustada, et ka teistel on see fenomen, et see, et kui keegi sind ei kuulnud, see ei tähenda, et ta on nagu pahatahtlik sinu suhtes või sinu jutt ei ole talle oluline või midagi sellist. lihtsalt see teema võib olla tema jaoks noh, nii suurte alateadlike segadustega seotud, selles ei ole mitte midagi isiklikku, et ta ei kuulnud sind, vaid lihtsalt noh, ta ei saa seda kuulda nii kaua, kui ta pole teadvustanud seda teemat või selle teema suhtes lõdvestunud. ehk siis tegelikult kurtus on siin ainult üks aspekt, et tegelikult noh, see on see võib-olla, kust sa nagu tähele paned seda, et siin ei töötle, aga tegelikult see on nagu ikkagi mingi tervik, sellepärast et see nojah, on seotud ju mõtteprotsessi segadusega. et jah, tegelikult nagu on taga mõtteprotsessi segadus, kui ei jah, suuda mingeid asju kuulda. jah. no ma ütlen, see on nagu ju tugevuse järgi, et teinekord on nii, et ma kuulen, aga ma ei saa aru, mida ma kuulen. aga Mhm. inimesed on ka kirjeldanud selliseid kogemusi, kus ta näeb, et enam-vähem nagu teisel nagu suu liigub ja ta ei kuule, mis sealt tuleb. võib-olla käib mingi aga ta ei kuule, noh, ta lihtsalt ei kuule, kuidagi süsteem ei haara mitte midagi sellest. Mhm. ja siis on näiteks veel selline asi väga tihti, et mis praegu ka on kuidagi aktuaalne, näiteks, et paljud on kogenud seda, et nad on ühe õpetaja juures, näiteks matemaatikat õpivad Mhm. ja noh, midagi siis, kas see konkreetne õpetaja meenutab siis ema kuidagi või kui see on meessoost, meenutab isa ja siis see õpetaja seletab mingeid asju ja lihtsalt sa vaatad nagu ja vaatad ja mitte midagi ei saa aru ja juba mõtledki, et issand, ma olen nii loll selles matemaatikas, on ju. nii, ja siis tuleb teine õpetaja ja ma saan kohe kõigest aru. ma saan nagu noh, sealt kohe tekib kõigest võib-olla aru. illusioon, et see teine õpetaja on parem seletaja, aga seal võib olla lihtsalt, et temas ei ole neid trigger'i elemente, võib-olla tema hääletoon või kehakuju või sugu ei ole nagu Mhm, päästikuks nii-öelda alateadvusele ja siis, mhm, mhm. siis inimese mentaal töötleb, et ta nii-öelda kuuleb, kurtus kaob ära. jah, sest et jällegi mõne teise jaoks on vastupidi, et tema saab sellest õpetajast aru, kes selle teise jaoks oli nagu raske aru saada ja see siis nii-öelda see uus matemaatik, tema ei saa jälle, noh, et see on nagu inimeseti erinev, sest et mulle trigerdavad tundub, meid et see erinevad asjad. koolikeskkond ja õppimise keskkond, see on vist eraldi podcast'i teema, et räägime, jääme siis, tõmbame täna otsad kokku selle kontekstipõhise kurtusega, mis sa lõpetuseks, julgustuseks ütled inimestele? et lihtsalt ja tuleb vaadata oma alateadlikke mustreid ja kui keegi ei kuule, et mitte siis selle peale solvuda, et asi pole nagu sinus, vaid temas endas toimuvad mingid protsessid, mille pärast ta ei saa sind kuulda. jah, et ja see ei mitte, ole mitte nii-öelda, ei pruugi sinuski asi üldse olla, vaid selles teemas võib olla asi. põhjuseid võib olla palju, aga enamasti on ikkagi nii, et igas ühes toimuvad enda sees mingid protsessid ja me ei saa vastutada teiste protsesside jah, eest. jah, me ei tea, milline märksõna, milline kontekst võib teisel inimesel töötluse kohe sassi ajada.
ja peale selle ütlemist enam noh, läheb võib-olla mõnda aega, enne kui tal taastub töötlus. ja seda ei maksa nagu isiklikult võtta või solvuda, et miks ta mind ei kuula, kas mu, mis noh, ühesõnaga, kas ta ei austa mind või noh, mis iganes. lihtsalt need on need salvestused sellel hetkel, mis ei lase töödelda. ja, et võib-olla on teemas küsimus, võib-olla on esitamises küsimus, aga kontekstipõhine kurtus, huvitav teema. ja aitäh kõigile, kes kuulsid meid, kellel ei olnud seda kurtust ja tõesti mingi info läbi ka tuli sellest, mida me rääkisime. ja ja tänud teile. kirjutage kommentaaridesse ja likeige ja subscribe ige, niimoodi ikka öeldakse videote just, alguses tegelikult, aga noh, ja kui te olete kogenud ise sellist asja nagu, et keegi ei kuule teid regulaarselt mingis teemas, siis ilma nimesid nimetada, võite seda oma kogemusi kirjeldada siin kommentaarides. nii et näeme jälle peegeldustes. kohtumiseni. Kohtumiseni.